Näeme. Nii. Ja, voilà. Nah, Hasan. Yay, tubli. Kita lang. Tamad. Tamad si Meme. Tamad si Meme. Taassoostamist tahetakse teha ligi 4000 hektaril. Kohalikud seda plaani mõistlikuks ei pea. Sellest rahust saavad kõik Euroopa liikmesriigid ühtemoodi aru. Ma loodan küll, aga äkki tuleb. Sina ei ole mitte ühest käsest sellest tagasi. Ma juba hea asja teen siis olla. Aga mis sa nüüd küsisidki? Jah. Mis veel tahad, Meme? Kuidas ta nime? See on sinu mängija silm. Mängija silmimiko. Narvas Euroopa päeva. Narva muuseum Ära nii väga kõvasti häälingi. rikutanud Ukraina, Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi lipud ja ka suure plakati juba mitmendat aastat järjest, millel tänavu seisab sõnum Putler sõjakurjategija. Euroopa algab Narvast ja meie tähistame siin täna rahu ja ühtsust Euroopa päeva. Seda kõike siit mõned meetrid eemal Narva Raekoja platsil, kus kohe saab alguse suurejooneline kontsert. Lavale astuvad Anne Veski ja Nublu, aga mitte vähem suurejooneline on samal ajal kontsert ka Tallinnas, mille me samuti televaatajani toome. Ja saangi küsida head kolleegilt Mirko Ojakivilt, kes on Tallinnas juba valmis, kuidas teil seal läheb? Ja tere siit ka Tallinnast Vabaduse platsilt. Täna on tõesti see päev, kus me läheme eetrisse 2 linnast. Meil on 2 kontserti. Selles saates saavad sõna nii Euroopa Komisjoni asepresident Kaja Kallas, Eesti Vabariigi president Alar Karis. Me lülitume Šveitsi, kus meiega ühineb Tommy Cash, kes aasta tagasi lubas siin, et ta võidab Eurovisiooni, aga juba laulavad häält soojaks 5 Miinust, Kuulup ja ka Nöpp. Aga alustame Narvast. Tõepoolest, siin Narvas astub õige pea lavale Anne Veski, aga enne kui me Anne lavale laseme, saame veel paar sõna juttu ajada. Anne, te olete oma elus Narvas üksjagu palju ikkagi esinenud. Kuidas Narva publik teid vastu tavaliselt võtab? Milline Narva publik on? Narva publik on väga Narva publik on väga avatud ja no, ütleme, et nad ikka enam teavad, mis laule Anne Veski laulab ja see teeb ainult südame soojaks ja alati oleme räägitud ühise keele. Kuskil Eestis üldse on koht, kus ei teata, milliseid laule Anne Veski laulab? Väga õigus, ma loodan, et ei ole. Millist laulu siinne publik kõige valjemini kaasa laulab tavaliselt? No ma arvan, et ikka ilmselt päeva, sest et seda teatakse erinevates keeltes ja igaüks võib laulda täpselt selles keeles, mis talle südame lähedal on. Me oleme Euroopa Liidus olnud ju nüüd juba 20 ja rohkem aastat. Kuidas teie ütlete selle ajaga aastast 2004, kui palju see Eesti elu on siis muutunud, kas euroopalikumaks või milliseks? Mis teie ütlete, mis see tunnetus on? Ei no, euroopalikumaks kindlasti. Ja inimesed on läinud palju vabamaks, sellepärast, et no, Euroopa Liit ongi andnud meile tunda ennast nagu tuuletiibadesse saanud, eks tuuletiibadesse me saame käia, sõita, teha, mis me tahame ja tutvuda erinevate riikidega, midagi uljalt teen, enam ma õppima kuskil loomulikult ei lähe, aga noored saavad seda ka teha. Aga just see vabadus, kui ma võtan seda inimesi, ütleme enne seda Euroopa Liitu, siis teinekord saalis inimesed